Aeg on teha juttu meie nädala tegijaga ja meie nädala tegija tuleb Eestist ja tema on meie vana hea tuttav strippar Marko Tasane, kes võttis ühes telesaates sõna ja rääkis, et küsiti, et kuidas 2012 oli, ta ütles, et täitsa tore aasta oli, tööd võiks rohkem olla, arvab ta, et majanduslangus pole lõppenud veel, majandusteadlasena arvestame kindlasti tema öeldud, aga arvas, et kõik hakkab paremuse poole minema. Miks ta nädala tegijaks saab, on muidugi see, et ta on Marko Tasane, strippar Marko, aga eriti ühe lause pärast nimelt ütles, et ta käis palju reisimas ja talle meeldib väga New York, see pidi tema lemmikmaa olema. Nüüd olemegi helistanud strippar Marko Tasasele, et natukene geograafia juttu ja muud juttu ka puhuda. Tere, Marko! No tere ja head uut aastat. Head uut aastat sulle. Head uut aastat sulle ka. No Marko, räägi, palju sa nüüd New Yorgis oma lemmikriigis käinud oled? No, New Yorgis ma eelmisel aastal käisin 2 korral. Esimene kord kutsus mind seal esinema üks proua, võib-olla ega ma ei peagi sellel rohkem peatuma ja siis teist korda ma käisin Eesti Majas, kus ma siis esinesin oma ansambliga tegelikult. Ansambliga, jah? No mul on ju ka ansambel, teen ma ju ka muusikat ja õige, olen ju selle aastase Eesti Laulu juba ka näiteks kinni pannud, kui sa ei tea veel. Aga sinu käest ma tegelikult ise küsiksin ennem vastu, kui ma vastan, kuidas mul New Yorgis läks, et millal sa mulle selle esinemise eest kavatsed ära maksta. Käisin ju aastavahetusel sulle ju tantsimas. No sellest me räägime hiljem, sellest me ei pea siin praegu raadioeetris siin rääkima. Aga sa ikka plaanid maksta? Ja, ikka. Olen arvestanud. Ja, ma maksan sulle ära. Väga hea. Kuhu me jäimegi? Jah, me jäime siin sinu reisimiste juurde, et oled käinud oma lemmikmaal New Yorgis mitu korda. On sul veel mingid toredaid reisimisi olnud huvitavatele maadesse ja võib-olla isegi linnadesse? No ma pean ütlema, et ma ei ole suurem asi selline linnade fänn, et olen ikkagi ise olen maadel harjunud käima, et kuna olen siis ka ise maapoiss, eks ole, mis see Tartu muud on ikka, kui üks kõige ilusamaid riike siin Eestis üldse, eks ole. Et olen ise siis nagu rohkem linnadest väljas ja siis maadel käinud ja Euroopas on väga palju ka väga ilusaid maid, et kõige, ütleme sellised mu lemmikmaad, mis mul Euroopas on, kus ma alustan, kindlasti Berliin, eks ole. Kindlasti London on väga ilus riik ja ega siit ei saa nagu ei üle ega ümbert, et kui vaatame itta, siis kindlasti Pskov on väga ilus. Pskovi riik, jah. Et on ikka käidud, mind on siin ikka tellitud ja ega nüüd selles mõttes ära võtta sõnast saamast niimoodi kinni, et kohe täiesti, et nagu üldse ei kutsuta enam. No kutsutakse ikka, aga eks ma olen ka oma show'd muidugi natukene edasi arendanud ka. Aha, räägi sellest äkki. Jaa, no nagu ma ütlesin juba, et ma nüüd käin väga tihti bändiga. Et ma käin bändiga, et mul on oma crew on lausa tekkinud ja omad isegi fanaatilised austajad. Aga minu striptiisi etenduses ka nüüd, ma olen nüüd isegi 2 suunda lausa siis välja mõeldud, üks on siis üle 70-aastastele ja siis esinen ka siis nüüd ka alaealistele ka tegelikult. Ai, nii, lasteaedades ja lasteseemades? Lasteaedades ja lasteasutustes, algkoolides, kaubanduskeskustes, väga hea koht tegelikult on, kus saab esineda, on siis loomulikult lastehaiglates. Lastehaiglates käin ka enne jõule strippamas. See on ka, tead natukene nagu, kuidas ma sulle ütlen, nagu missioon ja selle täitmine võib-olla isegi. Et eks sellist natukest vürtsi tahavad ka nemad saada. Ja selles mõttes, et ikka tööd on, kuigi oled maininud siin oma intervjuus ka seda, et sinu arvates majanduslangus pole veel vist lõppenud. No ega
teada, päris otsa meil saanud ei ole, jah, tegelikult selles mõttes, et ega ma ei ole ammu ükski majandusinimene mind ei ole kutsunud, ma ikkagi esimese asjana, kui helistatakse, et kas Marko Striptiis, kas saate tulla, siis ma kohe muidugi uurin, et mis haridusega inimene on. Või noh, ütleme, kui mitte haridusega, et siis millise sissetulekuga, sest et no, eks mul on ka oma reputatsioon, mida ma pean siis nagu kandma või, et kui järjest vähem on sellist majandusrahvast. Aga no, rõõm on jälle selles mõttes minu pool, et maaparandusinimesi on järjest rohkem, kes mind tellivad ja autojuhte ja lasteaednikke ja poodnikke ja turul ma käin tihtilugu ka, nii et no ega asi nii hull ka ei ole, aga ma ütlen, et ma olen ise kaasa ka ja olen ka selleks aastaks plaaninud ka ikkagi laiendada nagu oma sortimenti natuke, et ma ise mõtlen selles osas, et lisaks sellele, et ma tantsin eksootiliselt, ma võin ka näiteks pesu ära triikida. Eksootiliselt ja ma panen endale, ma ei tea, kas ma tahan nagu öelda kohe ette ära, kuhu ma selle triikrava endale panen. Aga noh, sa võid ise arvata, et ega kätte ma seda küll ei pane. Suhu? Vaevalt küll, aga las see praegu jääb, sest et ega ma ei taha reetama show'd. Seda küll. Millal muidu siia poole üle Pirita järve oled tulemas Tallinnasse, Tallinna riiki? No sellega on see häda jälle, et viisa on otsa saanud. Et ega sealt poolt Emajõge nii kiirelt tulema ei saa, et ma ise siis plaanin ikkagi lõunapoolsetes riikides, Valgas, Räpinas, Antslas, võib-olla isegi Uue Antslas, Taga-Antslas ja sellistes riikides. Aga Tagurpidi Antslas? Tagurpidi Antslas, jah, just. Seal saab väga hästi, seal on väga mõnus esineda, seal peab ainult riided selga panema. On nagu lahedam. Et lähed lihtsalt kikilipsu sukse taha ja siis hakkad muudkui varnast võtma ja paned muudkui aga selga. Et vahelduse mõttes on ju tore tegelikult. Selge, Marko, suur tänu sulle ja ilusat uut aastat sullegi. Ja soovin ka kõikidele teistele riikidele, et olge ka teie nii ilusad nagu on New York. Nägemist. Aitäh.